Šokeerival kombel on Ühendkuningriigist alanud moslemite massiline lahkumine, kuna nad on hakanud omal algatusel riigist lahkuma. Nad kardavad põlisbrittide tõusu, kes tunnevad nüüd, et neil on valitsuse pidevast manipuleerimisest küllalt saanud. Et neid on pandud uskuma, et tegemist on multikultuursusega, mitte tegeliku sissetungiga, mis on võimu üle võtnud. Ja nende islamistide reaktsioonid on ausalt öeldes veidi üllatavad. Nad hakkavad mõistma, et see fassaad, mida nad on nii kaua loonud, et kõik on lihtsalt kena ja seotud usuvabadustega, ei tööta enam. Britid tõusevad üles ja hakkavad vastu ning poliitilised parteid muudavad oma suunda. Siin on üks tõeliselt huvitav video TikTokis ühelt moslemi naiselt, kes ütleb otse välja, et tahab Suurbritanniast välja saadetud saada. Jah, just nii. See naine ei taha enam selles riigis elada, sest nagu ta ütleb, on olukord siin täiesti kohutav. Seega tahab ta lahkuda. Olen selles kindel. Ei, see ei ole sellepärast, et olukord oleks kohutav. Neid ei huvita üldse, kas riigid, kuhu nad lähevad, on heas seisus. Neid pole see kunagi huvitanud. Põhjus on hoopis selles, et nad kardavad vastureaktsiooni. Teil kõigil tekib pärast selle klipi vaatamist väga huvitavaid mõtteid. Vaatame seda koos. Kas keegi võiks nüüd mulle teene teha ja mind sellest riigist välja viia? Kõigile neile inimestele, kes ikka veel ütlevad, et nad saadavad mind maalt välja. Ma päriselt küsin teilt praegu, kas te saate seda teha? Sest ma mõtlen, jah, me tõesti tahaksime saata teie aadressi ja nime, saata teie andmed. Me hakkame tööle, kallis. See, mis suunas see koht liigub, mis suunas see riik liigub, kuidas me kõik, meil ei ole mingit kogukonda, meil ei ole mingit solidaarsust, ne ei hooli üksteisest. Kas sa saad mulle palun teene teha ja mind koju tagasi saata? Sest Ian Gall on sellest kõigest tüdinenud. Ma mõtlen, ma võiksin sulle öelda, et kui sa lihtsalt teed GoFundMe, siis juba meie jälgijad siin aitavad sul sellest riigist välja saada ja minna kuhu iganes sa tahad. Küllalt sellest, et proovida. Panna inimesi mõistusele tulema ja proovida inimesi ühendama panna, tead, olenemata nahavärvist. Inimesi ühendama panna on üks raskemaid asju üldse. Nii et mul on nüüd küllalt ja. Kas keski saaks lihtsalt siseministeeriumisse helistada ja mind koju tagasi saata? Tead, selle asja iroonia ongi see, et loomulikult peavad teised inimesed tema eest hoolitsema ja kõik tema eest ära tegema. Ei, ta ei saa ise endale piletit broneerida ja kolida. Ta vajab, et teised inimesed tema eest hoolitseksid ja seda teeksid. Ja muide, ta ei ole ainus. Ilmselt tahavad nad, et ka see enesedeporteerimine oleks Ühendkuningriigi poolt rahastatud. Ja, sellest ei piisa. Nad on tulnud ja püüdnud sisse tungida ning nüüd saavad aru, et oot, see sissetung ei pruugi minna nii libedalt, kui nad arvasid. Nüüd tahavad nad, et sina maksaksid nende lahkumise eest. See on täpselt see, mida võiksid oodata. See pole enam isegi šokeeriv. Ma mõtlen, vaata seda. Need ennast täis vinguvad ja vastikud inimesed, kes arvavad, et nad väärivad kõike. Ma ei suuda seda taluda. Siin on minu väike sõnum äärmus paremale. Kui te tahate, et ma teie riigist lahkuksin, siis ostke mulle ühe otsa pilet. Makske kinni minu majutus ja ma olen igaveseks teie juurest läinud. Sest ma luban teile, minu kodumaa on palju parem kui see riik. Mul lihtsalt ei vedanud, et ma siia sündisin. Ma vihkan seda riiki rohkem kui teie, aga makske minu asjad kinni ja ma olen läinud. Ma luban teile. Broneerige see homseks. Tegelikult. Millist riiki sa silmas pead? Sest sa kõlad nagu oleksid Ühendkuningriigist. Sa kõlad nagu oleksid seal sündinud ja ütled, et jah, riik, kus ma pärit olen, on palju parem kui see koht. See on uskumatu, kuidas need inimesed siia tulevad. Nad tulevad siia ja üritavad kõike üle võtta, samal ajal väites, et kohad, kus nad pärit on lihtsalt nii palju paremad. Tundub, et see võidki olla tegelik suund, sest poliitika Inglismaal liigub praegu sellises suunas, nad on valinud selle naeruväärse inimese või tegelikult polegi teda valitud. Tead küll, selle inimese, kelle asemel Keir Starmer tagasi astus. Ja nüüd tuleb uus mees, kes on isegi hullem kui Keir Starmer. Reform ja Restore Britain kavatsevad järgmistel valimistel edu saavutada ning nad hakkavad Ühendkuningriigis muutusi tegema ja üha rohkem inimesi on hakanud sellest aru saama. Aga loomulikult ei saa nad seda teha ilma täieliku õigustatuse tundeta. See on nii hirmutav. Ja, sina maksad minu eest, saa minust lahti. Miks sa ei tee seda? Kui sulle see nii väga ei meeldi, miks sa siis ei lahku? Sest sulle tegelikult meeldib see. Sa armastad seda. Sa lihtsalt tahad viriseda. Kui sa oled moslem ja elad läänes ning arvad, et paremäärmusluse tõus on lihtsalt rassism, siis, mu sõber, sa elad mullis. On ilmunud kaadreid, kus Suurbritannia moslemid reageerivad Reform UK-le, kes võitis valimistel 1000 kohti. Need reaktsioonid olid väga ootamatud ja šokeerisid paljusid inimesi. Kõigepealt vaatame neid videoid ja siis jagan ma oma mõtteid selle olukorra kohta. See on esimene video.
see on moslem, kes sündis Londonis ja ta ütleb, et Briti moslemid peavad ärkama ja lõpetama patriootide sildistamise rassistideks, sest nad ei ole rassistid. Nad on lihtsalt tavalised inimesed, kellel on tõsised mured. Moslemid läänes teevad praegu tohutu vea. Kui sa oled moslem ja elad läänes ning arvad, et paremäärmusluse tõus on lihtsalt rassism, siis, mu sõber, elad sa mullis. Jah, rassism on olemas, see on ilmne, aga teeselda, et iga mure immigratsiooni või integratsiooni pärast on rassistlik, ongi täpselt see põhjus, miks need liikumised aina kasvavad. Sest nende vaatenurgast moslemid lihtsalt ei kuula. Me lihtsalt ütleme, et jah, rassist ja ignoreerime neid. Samal ajal oled sina mugavalt oma väikeses ökosüsteemis. Selles samas ökosüsteemis, mille kohta nemad ütlevad, et inimesed ei integreeru. Halal-poed, mošeed ja sinu oma kogukond. Väljaspool seda mulli, vaata ringi. Avalik arvamus muutub. Isegi noored briti mehed, kes kasvasid üles mitmekesistes koolides, hakkavad järjest rohkem rahvuslikumaks muutuma. Ja see ei ole sellepärast, et nad ühel päeval ärkasid üles ja otsustasid vähemusgruppe vihkama hakata, vaid sellepärast, et nad tunnevad, et nende riik muutub ja keegi ei tohi sellest rääkida. Ja kui moslemid peavad iga kriitikat rassismiks, siis te ei peata äärmus parempoolseid. Tegelikult te kasvatate neid. Sest kui inimesed tunnevad, et neid eiratakse, siis nad hakkavad organiseeruma. Ja selleks ajaks, kui te lõpus otsustate nendega tegeleda, võib juba olla liiga hilja. Kas ma võin lihtsalt öelda, et on tore näha kedagi, kellel on rohkem talupoja mõistust kui enamikul neist inimestest internetis? Sest see, mida ta siin ütleb, on tõsi. Hea uudis on see, et kuigi see mees arvab, et ta on islamist, siis tegelikult ei ole. Tegelikult on ta britt, sest tal on lääne väärtused ja ta ei pruugi olla üks neist, kes üritab Euroopat ja lääne ühiskondi hävitada või üle võtta, sest ta on tegelikult rohkem läänelik, kui ta ise arvab. See, mida ta siin ütleb, on täiesti tõsi. Asi ei ole selles, et kõik ärkavad üles ja muutuvad rassistlikeks või kohutavateks inimesteks. Ei, inimesed tahavad lihtsalt kaitsta ja hoida omi. Ja kui üha rohkem neid sissetungijaid tuleb ja süüdistab sind rassismis iga väiksemagi asja pärast, mida sa teed, siis mingil hetkel see muutub nagu muinasjutuks poisist, kes hüüdis hunt. Hea uudis on see, et see ei ole norm. Enamik inimesi Ühendkuningriigis, kes peavad end sama usu järgijaks kui see mees, ei näe asju nii, sest nad on rohkem islamistid kui läänestunud. See mees on läänestunud, ta lihtsalt ise ei saa sellest päris aru. Aga jällegi, see on lihtsalt terve mõistus. See video oli tõeline tõepomm. See sai sotsiaalmeedias 100 000 vaatamisi. See sai 53 000 meeldimist. Ja see, mida ta ütleb, on faktipõhine. Põhjus, miks inimesed hääletasid Reform UK poolt, on see, et nad tunnevad, et neid täielikult ignoreeritakse iga kord. Reaktsiooniks on üks moslemist mees Šotimaalt, kes postitas selle video TikToki, öeldes, et reformi tõus on moslemite jaoks reaalsuskontrolli hetk. Siin on, mida tal öelda oli. Täna on reaalsuskontrolli hetk Ühendkuningriigis elavatele moslemitele, kuna reformi tõus toimub üle kogu riigi. Avalikkuse meelsus ei ole teie kasuks. See ei ole sisserändajate kasuks. Ja see on reaalsuskontroll, mida peame aktsepteerima. Moslemitena, kes elavad Ühendkuningriigis, peame mõistma, et selle riigi suund on islami vastane. Olgu, seega ei saa me selle üle liiga palju kurta, sest me pidime olema külalised, kes elavad selles majas, ja peremees võib reegleid igal ajal muuta. Seega ei saa me kurta, sest päeval lõpuks on meil endal oma kodud. Meil on oma maad. Seega pidime olema Ühendkuningriigis ja läänes ajutiselt majandusmigrantidena, et teenida raha. Ja me pidime need maad maha jätma ning tagasi oma maadele minema. Aga mis tegelikult juhtus oli see, et me sundisime end olema keskkonnas, mis ei ole meile islami praktiseerimiseks sobiv. Majapidamise reeglid ei vasta algusest peale islami põhimõtetele. Nüüd ütleb peremees, et teie väärtused ja meie väärtused ei ühti. Nii et moslemid peavad nüüd mõistma, et selleks, et säilitada oma islami moraali ja väärikuse, te peate nüüd tagasi oma maadele kolima. Olgu, sellel mehel on mõnes asjas õigus ja mõnes asjas mitte. Õige on see, et meeleolu muutub, inimesed on kõigest toimuvast tüdinenud ja see ei sobi kokku läänega. Aga teeselda, et inimesed on tulnud siia lihtsalt majandust õppima, et siis tagasi oma riikidesse minna ja need lääne ühiskondadeks üles ehitada, on täiesti vale. See ei vasta tõele. Ma ei tea, kas see mees ise seda usub. Võib-olla ta usub. Ma ei ütle, et ta otseselt valetab, aga see on tegelikult ebatäpne.
Neil inimestel ei olnud mingit plaani oma riikidesse tagasi minna. Nad tahtsid tulla siia ja Ühendkuningriigi üle võtta. Seda nad tahavadki jätkuvalt teha. Ja see plaan on täielikult paljastatud. Näete, meelsus muutub, hoiakud muutuvad. Sellepärast nad üritavadki nii väga sõnavabadust piirata. Nad ei taha, et inimesed saaksid sellest rääkida, sest kui sa kord juba rääkima hakkad, sa hakkad mõistma, et kõik teised on jõudnud samadele järeldustele nagu sina. Ja võib-olla sa ei olegi mingi hull rassist ja vähemuste vihkaja, vaid hoopis keegi, kes hindab oma enda usku, kultuuri ja ühiskonda. Ja kui sellesse tungitakse, siis võib-olla peaksid sa sellele vastu astuma. Sõbrad, see on hea uudis. Kas töö on tehtud? Mitte mingil juhul. Miljonid inimesed on tulnud siia sissetungi mentaliteediga ja püüavad hävitada lääne ühiskonda ja sellega tuleb tegeleda juurpõhjuse tasandil. Aga see muutus, mida sa näed, tähendab, et üha rohkem neist inimestest on aru saanud, et nende aeg hakkab otsa saama. Kas see muutub vägivaldseks? Kuidas see juhtub? Kas nad kõik lähevad ise tagasi või sunnitakse neid tagasi minema? Eeg näitab. Eks näis. See sõltub sellest, kes järgmisena valitakse ja mis siis juhtub. Kuid ära arva, kui oled üks neist inimestest, kes on seda kõike juba mõnda aega pealt vaadanud ja endamisi mõelnud, midagi on selles valesti, aga ma ei ole rassist, ausõna. Sa ei ole rassist. Nad manipuleerivad sind nii mõtlema, sest nad kardavad, et sa saad aru tõest, et nad on märkamatult sisse tunginud. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasid.